Tere kõigile, mina olen Maicel Astur ja te olete vaatamas Asturi astroloogiat. Täna räägime UFC 317 ja võtame ette 3 kõige põnevat fighti minu jaoks ja ennustame, kes lahkub puurist võitjana. UFC 317 toimub siis 29. juunil ja esimene fight, millest täna räägime, on Brandon Royval versus Joshua Van. Brandon Royval on siis flyweighti kaalus juba veteran, fightinud peaaegu kõigiga ka tiitli peale, kaotanud, aga nüüd tuleb 2 võidu seeria pealt. Algne fight pidi olema Manel Kape vastu, aga see kukkus ära juba teist korda. Ja lühikese etteteatamisega hüppab mees siis sisse Joshua Van, kes on väga aktiivne fighter, fightis just UFC 316 ja nüüd 3 nädalat hiljem läheb uuesti puuri, et kohtuda flyweighti top 5 mehega. UFC's Joshua Van pidanud 8 fighti, rekord 7-1. Stiili poolest väga tugevate kätega, väga hea boks. Ja väga huvitav fakt mehelt on see, et ta hakkas maadlema enda sõnul alles 6 kuud enne UFC debüüti. Et enne seda tegi ainult boksi, ma ei tea, mis ta tegi, aga enne seda 6 kuud hakkas alles maadlema. Ja selle kohta, et ta hakkas nii hiljem maadlema, on tal väga hea maadluskaitse ja ka ilmselgelt maast ülestulekut, et on eelnevad vastased päris hädas temaga olnud, ei saa teda maha, kui saavad maha, tuleb püsti ja kui püsti on, siis mees annab kõvasti matsu kõigile, et tegemist väga ägeda stiiliga noore 23-aastase UFC võitlejaga siis. Raske öelda, kes võidab, kui sa tuled lühise etteteatame sisse, siis ilmselt tal vorm on jääda just fightis, aga eelmises fightis Bruno Silvaga ta sai päris tummiselt low-kicke ja kalf-kicke sisse, et kuidas keha taastunud on, pigem usun, et on ja mina ennustan, et noor Joshua Van võtab selle fighti ära ja võidab otsusega. Järgmine fightis Alexandre Pantoja versus Kai Kara France. Fight on siis flyweighti tiitli peale ja champion Pantoja on teinud praegu hetkel 4 tiitli kaitsmist, on väga kogenud fighter, kes on ka tegelikult Kai Kara France'iga korra juba kohtunud, aga neil toimus esimene fight Ultimate Fighteri saates, mis ei läinud nagu ametliku fighting kirja, vaid Exhibition MMA, aga Pantoja võitis seal Kai Karat, nii et võib väike mentaalne eelis on, aga see oli juba 2016 aastal, nii et sellest on palju möödas. Aga Pantoja kogenud võitleja nii püsti kui maas muidugi on ta ilmselgelt veel tugevam. Ja seal ma usun, tuleb ka suur eelis tal Kai Kara vastu. Kai Kara siis võitis 2024 aasta augustis Steve Ertsegi esimese raundi KO-ga ja kindlustas endale sellega siis Pantoja tiitlimatši. Ise usun, et Pantoja kaitseb tiitlit. Ma arvan, et Kai Kara ei suuda peatada Pantoja mahaviimisi ja maaskontrolli ja usun, et Pantoja võidab selle matši kägistusega. Ja peamatšis Charles Oliveira versus Ilya Topuria. Charles Oliveira endine champion, kes kaotas oma tiitli Islam Makhachevi vastu. Viimane võit tal Michael Chandlerile eelmisel aastal. Ja nüüd läheb siis vastamisi Ilya Topuriaga, kes on tõusev superstar või on juba superstar, hispaanlane Gruusia juurtega. 16-0 rekordiga ja Topuria tuleb just suurelt 2 võidult. Üks siis, kus ta võttis tiitli Alexander Volkanovskilt ja teine, kus lõi ära Max Holloway ja siis ütles mees, et aitab featherweightiga, tulen üles lightweighti. Ja kuna endine champion Islam Makhachev liikus welterweighti, siis tiitel jäi vabaks ja matš käibki selle peale. Väga raske öelda, kumb võidab. Mina ise loodan, et Charles Oliveira võidab, aga kui vaadata stiililt, siis Oliveirale meeldib väga püsti võidelda. Aga ta püsti võits on siuke emotsionaalne, ta iga matš saab põhimõtteliselt korra ikkagi kõvasti pihta ja tudiseb. Ainult asi, mis räägib Charles Oliveira kasuks, on pikkus. Ta on Topuriast nii palju suurem puuris. Kui ta suudab tabada seal mingi hea põlve Topurial sisse tulla, sest Topuria on väga raskelt esijala peal. Kui Oliveira suudaks seda teha, oleks väga hea, aga ise usun, et Ilya Topuria lööb Charles Oliveira magama ja saab uueks lightweighti championiks. Ja siin see on, need on minu UFC 317 ennustused, ehk siis ütlen, Joshua Van üllatab ja võidab otsusega, Alexander Pantoja kaitseb oma tiitlit ja võidab kägistusega,
ja Ilja Topuria tuleb uueks lightweighti championiks ja võidab knockoudiga. Aitäh kõigile vaatamast, jätke kommentaarides, mis teie arvate ja näeme juba järgmises episoodis Asturi astroloogiga.